Katrin Kaaramaa, ma olen 17-aastane ja ma käin Avinurme gümnaasiumi 11. klassis. Mulle meeldib tegeleda väga paljude asjadega. Tegelen ka kergejõustikuga, olen käinud väga suurtel võistlustel, aga kõige südamelähedasem on mul muidugi saalihokki. Et ma mängin oma nii-öelda naiskonnaga Eesti naiste energialiigas ja ma olen seal ka väravavaht. Peale selle mulle meeldib muusikat väga mängida. Ma mängin saksofoni juba mingi 10 aastat. Olen mänginud oma kooli puhkpilliorkestris. Praegu mängin Avinurme puhkpilliorkestris, siis ka Eesti noorte puhkpilliorkestris ja kahest bändis samuti. Et ka muusika on minu jaoks väga oluline. Ja meeldib tegeleda ka riigikaitsega. Ja see on minu jaoks väga oluline teema, sest et minu meelest peaks iga Eesti kodanik teadma riigikaitsest ja kaitsma oma riiki südamega. Katrin on selline hästi seltsiv inimene, tal on väga palju ettevõtmisi. Ja siis kõigi nende ettevõtmistega, kõigi treenide kõrval, mis tal on saalihokki, võrkpall, kergejõustik, enesekaitse, pluss saksofon, kõigi nende kõrvalt jõuab veel sõpradele keskenduda ja ta on alati toeks kõigile. Ma arvan, on õpetanud seda, et vahet ei ole, kui kiire sul elus on või kui palju sul on vaja endal teha, et alati tuleb teiste jaoks aega leida ja teistega sõbralik olla, vahet ei ole, mis seis sul elus on. Mida ma pean Katrini juures eriti tähtsaks, et ta suudab ise luua kontakte, tema ümber on alati head inimesed. See näitab, et Katrin saab iseendaga väga hästi hakkama. Minul õpetajana on ta õpetanud tegelikult ka hoolimist ja märkamist. Katrin on olnud projektijuht ühel väga olulisel projektil koolis. See oli sallivusele ja sõbralikkusele suunab koolikeskkond, kus selle projekti tulem on ju praegu ka meie koolimajas näha. Katrin on eeskujuks oma tegutsemise, oma aktiivsuse ja suure südamega. Ma olen Katrinilt õppinud seda, et kuidas suhelda noortega. Tema suhtlemisstiil, et palju lihtsam on suhelda noortega, kui sa oled temaga koostööd teinud. Et alguses võib tunduda, et on täiesti müstika, et neid noori me niikuinii siia kuskile üritusele ei saa, siis tegelikult Katrin suudavad kõik ilusti joonde panna ja kõik on valmis. Kui ta ka midagi ei räägi palju, siis oma olemusega ta lihtsalt on niivõrd tõsiselt võetav. Kui ma võidaksin, ma arvan, et see läheks kindlasti õigesse kohta. Et mul on kindlasti seebijooki turniiriga väga suured mõtted ja ma arvangi, et ma panengi selle raha, paneksin siis seebijooki turniiri peale. Ehk siis ma ostaksingi uue katte, teeks 2 väljakut, kõik see korraldus, et kõik oleksid õnnelikud. Et ma tahan, et see raha aitaks mind sellega, et ma saan oma kogukonda paremaks muuta ja Avinurme taas suurt elu tuua. Mul on küll väike kool, ma käin väikses koolis, aga mulle meeldib, kui siinsed inimesed hoiavad kokku ja teevad midagi suurt koos.